ja ütleme, et tavaliselt me soovime vabaneda negatiivsetest harjumustest. Iga selle harjumuse taga on mingi algpõhjus ja see algpõhjus on emotsionaalne, mis tähendab, et millalgi on inimene kokku puutunud olukorraga, kus ta koges emotsionaalselt midagi, mis talle ei meeldinud ja ta krabas midagi, millega seda leevendada, aga et see leeveneks, see asi peab olema küllalt kange kraam. Et miks ma ka vahel soovitatakse inimestele, et kui sul on, tahad mingit meeleolu muuta, et mine jaluta või koo või tegele fotograafiaga, aga kui on ikkagi mingi korralik üleelamine, siis need vahendid jäävad natuke liiga lahjaks. Ja siis otsitakse midagi kangemat, nagu kangemat kraami, mis selle lõdvestuse või lõõgastuse tekitab või selle tujumuutuse loob. Ja kui tohib, siis ma jagaks oma seda nimekirja, et mis harjumused siis mul on olnud, millest ma olen vabanenud ja kuulajad-vaatajad võivad korraks nagu vaadata enda elu peale, et kas sul on ka midagi sellist olnud või praegu elus aktiivne ja siis Inga kuulaks sind ka, et mis sul seal ahjus küpsenud on harjumuste vabanemise osas, aga ma vaatasin korraks seda nimekirja, et muidu ma olen rohkem keskendunud sellele ülesöömise väljatoomisele ja söömishäiretele ja igasugune emotsionaalsele söömisele ja rääkinud sellest, et dieet ei ole lahendus, sest dieet ei lahenda seda psühholoogilist osa ära. Dieet lahendab ainult kehalise osa, aga kehaline osa ei olegi probleem. Sööma ajab ju liiga palju emotsionaalne osa. Et seetõttu see ei saa olla lahendus ja see on ka see põhjus, miks paljud dieedi peale läbi põruvad väga sageli. Siis mul oli selline, et kuna ma tahtsin, et elu oleks põnevam ja vaheldusrikkam ja hea, hästi-hästi hea, siis tekkis harjumus nagu takerduda lähedussuhetesse. Et lähedussuhe ei olnud enam lihtsalt lähedussuhe, vaid see pidi ka minu meeleolu muutma heaks. See teine inimene pidi mulle nagu kõik need asjad, mis mul elus puudu olid või üle negatiivsuse näol, tema pidi siis seda leevendama ja sealt mingit head nahka ju kunagi ei saanudki tulla. Siis ületöötamine, alati kui oli vaja midagi ületada, siis töötamine alati aitas, viis mõtted mujale, ehk kasutasin seda ka nagu vahendina või lahendusena, aga tegelikult see viis omakorda probleemini, mille nimi on läbipõlemine. Et ta ei ole selline nagu hea lahendus. Siis depressioon, mustad mõtted, järsud meeleolu kõikumised, need ka aastatega ainult süvenesid, ehk hoolimata siis kõikidest jõupingutustest nad ei lahenenud ära, vaid pigem liikusid nagu ikkagi süvenemise suunas. Ja nüüd pole neid ammu olnud. Lisaks oli mul selline asi nagu melanhoolia või südamevalu, et ei tea tõesti, kust selle lahenduse üles korjasin, aga mäletan, et teismelisena armastasin lugeda neid romaane, kus oli õilistatud selline melanhoolne seisund ja peab tunnistama, et minul see ei registreerunudki ära negatiivsena, vaid oli niisugune nagu positiivne asi, mis ei mõju tervisele hästi, ei mõju kehale hästi ja elus vaja tegevatele asjadele. Lisaks siis loomulikult enese võrdlemine teistega, ebakindlus, sotsiaalne ärevus, oli ka hästi palju armukadedust ja sellist nagu teiste inimeste kamandamist, mis minu jaoks nagu registreerus sellena, et ma nagu kaitsen ennast või hoolitsen oma elu eest, aga tegelikult loomulikult see on teistele hästi ahistav. Et need on siis see nimekiri, mida mina kasutasin, et toime tulla selle emotsionaalse ookeaniga, mis on vahel suuremate, vahel väiksemate lainetega, aga kogu see nimekiri genereeris lihtsalt uusi probleeme ja see kõik süvenes ja kiirenes. Et ma mõtlesin, et kui sul oleks ka midagi jagada selles osas, siis ma teeks veel ühe väikse harjutuse vaatajate, kuulajatega, kus nad saaks korraks ka kiigata enda sisse. Mul on jagada ja ma teen ühe sellise julge sammu, et ma toon oma saladused välja. Väga põnev. Ja mul on tõesti olnud neid olukordi ja ma vaatasin neid põhjuseid, sa viitasid põhjustele. Ma avastasin põhjusteks seda, et minu töö eeldas sellist rolli, mis on tarkuse, enesekindluse, usalduse, loomise väljendus. Ja ta on väga pingeline töö. Aga tegelikult ma sees elasin sellist vastutust väga läbi.
ja et seda tööd teha hästi, et see oleks hästi tehtud, tähtaegselt tehtud ja vigu ei oleks selles. Ja see oli väga kurnav ja tegelikult ma lahendasin seda viisakate restoraniõhtutega, aga neil seal alati sai pikemalt istuda. Ehk tegelikult veini joomine selline nii-öelda intelligentse egiidi all, aga tegelikult oli see joomine. Ja ma avastasin mingi hetk seda, et see pani mind kuidagi nagu sellise nagu kaane alla kinni. Kuna ma kasutasin seda võtet väga tihti, siis ma avastasin seda, et ma ei jõua nagu välja puhata ennast, et keha nagu ei ole terve ja samal ajal, kui ma joon, siis sa ju räägid ja tegelikult rääkisin neid teemasid ja pärast isegi omaette võib-olla mängisin neid teemasid uuesti läbi, justkui lahendades enda peas, tegelikult nagu veidi võimendades kogu seda olukorda. Ja kuna teema oli veel pooleli, siis ma jagasin veini, panin klaasi juurde, sellepärast, et mul oli veel teema pooleli. Ja selline kerge kurnatus kehas kogu aeg. Ja mingi perioodi pärast ma avastasin, et mu potentsiaal tegutsemiseks ja enese tundmiseks oleks hoopis teine, kui ma ennast niimoodi õrnalt ei hävitaks pidevalt. Et seal on olnud ka veel harjumusi ja siis teine harjumus oli eraldumine inimestest. Mida ma tegin oli, et ma eraldusin tavaliselt mitmeks päevaks loodusesse metsa ja inimesed nagu ei teadnudki seda, et nad arvasid, et ma olen väga ekstrovertne inimene, aga tegelikkuses ma võtsin nii-öelda selle laadimisaja, sest ma põlesin sellel perioodil justkui nagu läbi ja siis pidin võtma taastumisaja. Ja sellest taastumise ajas ma praegu avastan, kui ma seda kuulasin ja vestlesin sinuga, olid ka need melanhoolsed noodid sees, et miks see kõik siin, kuidas see kõik siin. Ja kui see lugu nüüd kokku panna, see melanhoolne käsitlus, introvertsus ja leevendamine alkoholiga ja nagu selline võib-olla sündmustega inimeste sees, et teemasid edasi arutada ja käsitleda, et see oli kurnav, tegelikult kurnav. Ta jättis mulje, et ma midagi leevendasin enda sees ja olin positiivses õhkkonnas, aga aimduslikult enda sees ma tundsin kogu aeg sellist nagu ressursside väärkasutust. Ja ma võib-olla jagaksin siia veel peale seda, et see osa on ka minul vähenenud. Ma ei käi enam looduses istumas, eraldumas ja ma ei tarbi enam sellisel viisil alkoholi. Ja see ressursi sääst on väga oluline ja võib-olla veel pigem olulisem on see, et stabiilsem nii-öelda minek elus, läbi elu. Tülisid on, ja tülisid on vähem, pettumusi on vähem nii-öelda elus sündmustega, mis tekivad. Et need olid need saladused siis, mis ma välja tõin. Ma ei ole nendest kunagi rääkinud avalikult. Aitäh, et sa need välja tõid ja siit on lihtsalt nii hea näha selle pealt, et tavaliselt, kui inimene avastab, et tal on mingi harjumus, mis röövib talt midagi, mida ta võib-olla ei ole nõus investeerima, eks, siis tavaliselt soovitused on ikkagi mustvalged, et lõpeta täitsa ära see ja ära enam kunagi puutu ja nii edasi. Aga mis elu see siis on? Selles mõttes, et elu ju sisaldab kõike. Et mis mulle nagu selle practical consciousness puhul, millest ma ka paari sõnaga räägiksin, meeldib, on see, et see pult on kogu aeg sinu käes. Et sa vaatad, kui palju sa mida vähendad ja vähendades siis neid algpõhjuseid, mis seal taga on, nende harjumuste taga, see harjumus ise väheneb. Ei ole vaja teha mingisugust otsust, et ma enam ei tarbi neid asju, ei ole vaja, isegi dieedile minna, ei ole vaja mingeid mustvalgeid lahendusi, see torn hakkab ise vähenema märkamatult. Sa tegelikult hästi kihvti lugu jagasid enne ka, ma ei tea, kas sa oleksid nõus kaameras uuesti jagama, kuidas sa lihtsalt ütlesid, et lihtsalt vähenes, mingi harjumus ise vähenes, sest sa tegelesid algpõhjusega, mitte selle harjumuse summutamisega, kinnikatmisega, elimineerimisega, mitte tegemisega, vaid hoopis teise asjaga. Minu lugu oli, mis ma enne jagasin, oli see, et kui ma hakkasin practical consciousness
vabastamistehnikaid kasutama, siis ma läksin vabastama elus mind südames vaevavaid teemasid. Mis selle tulemusena juhtus, on see, et ma kaotasin stabiilselt ära vist 7-8 kilo ilma ühegi dieedita ja tagantjärgi ma tegin selle tõdemuse, et emotsioonid füüsilise kehaga omavad seost ja minu käitumused, ka toitumiskäitumused omavad seost, aga mida ma nägin, oli see, et vabanedes sees olevatest olulistest teemadest mõjutas see minu välimust ja keha ja tervislikku üldseisundit, mis ei olnud mu eesmärk, aga oli vältimatu kõrvalmõju ja see oli naturaalne, see ei olnud pingutuslik. Siit tulebki mu küsimus, Aigi, mis on lahendus? Olemegi nüüd otsapidi jõudnud selle lahenduse juurde. Tõesti, minu lugu oli ka selline, et ilma pingutuseta lihtsalt kaal vähenes, sest fookus oli nendel asjadel, mida sa mainisid, mis tegelikult nagu südames elu häirisid. Aga enne kui me läheme lahenduse juurde, ma ühe väikse harjutuse teeksin veel vaatajate, kuulajatega. Vaata korraks enda harjumusi ka. Ja võta mingi selline harjumus, mis ei ole positiivne, vaid pigem negatiivne, mis sul on. Ja vaata seda natuke lähemalt. Vaata, kuidas sa praktiseerid seda, kuidas sa siis teed seda käitumist või tarbid neid asju või vahet ei ole, kas see on ostlemine, ekraanide, liiga palju ekraanidel olemine, surfamine, internetis söömine, joomine, kurjustamine, tagarääkimine, mossitamine. Vaata mõnda oma negatiivset harjumust. Kujuta ette, kuidas sa siis seda teed. Ja vaata korraks, et kas see negatiivne harjumus loob su ellu ka emotsionaalset tasakaalutust. Kas see harjumus, mida sa viljeled, mis tegelikult ju on algselt võetud kasutada positiivsuse toojana, vaata, kas ta loob su ellu emotsionaalset tasakaalutust. Kas ta viib su elu nagu rivist välja, tasakaalust välja, kui sa seda viljeled. Või isegi toob ellu negatiivsust. Kummaline, et me oleme siis need lahendused nagu leidnud elu jooksul kuidagi, kuskilt oleme leiutanud need ja võtame kasutusele ja nad hakkavad meile ise auku kaevama. Ja mis siis tavaliselt see lahenduse osa? Lahendus muidugi on nagu palju avaram kui ka ainult emotsioonidega tegelemine, aga tavaliselt me lahenduseks püüame siis nendest harjumustest lahti saada. Aga kui minna nüüd algpõhjuse juurde, ehk kus see tasakaalutus tuleb, on mingisugused emotsionaalsed läbielamised, mis elu häirivad, siis see on ainult ka üks osa sellest. Ma kutsuks korraks veel kaasa mõtlema ja kaasa vaatama, et kui me elame oma elu niimoodi, et tegelikult elu ju kulgeb kogu aeg kahe asja vahel, et püüame eemal hoida ennast negatiivsetest asjadest ja püüame suunduda positiivsete asjade poole. Iga inimene tahab ellu vähem negatiivsust ja rohkem positiivsust. Ja meie teadlikkus või tähelepanu on kogu aeg nendel asjadel, positiivsed, negatiivsed asjad. Aga meid ei ole õpetatud või me ei ole kordagi isegi vaadanud, kes see on, kes seal kulgeb nende asjade vahel. Kes sa ise oled? Kes sa oled ju nendest asjadest eraldi olev, ka olemas olev ja sina oled see, kes liigub siis positiivsuse poole, negatiivsuse juurest ära. Et see iseenda nagu leidmine või avastamine või iseendast teadlik olemine, enda olemasolu teadvustamine on üks väga väheseid stabiilseid asju elus, sest see on sisemine, seda ei saa keegi muuta, mõjutada, ära võtta sult, ei saa sinna midagi juurde lisada, sealt midagi ekstraheerida, et see on see, mis on sinu sees alati kindlana olemas. Ja teine asi, mis on sinu sees alati olemas, on sinu võime teadvustada kõiki neid asju, mille sees sa elad. Nii neid positiivseid, negatiivseid, kuidas sa ennast tunned nende keskel, et need on nagu kaks keset elus.